Tere! Kas te kuulete mind normaalselt, kui ma räägin umbes sellise kõvadusega? Okei. Ma olen nii lühike, et mul on tunne, et kui ma istun, siis te ei näe üldse, et ma olemas olen. Aga no proovime. Ühesõnaga väike kokkuvõte sellest, mul on mugavam seista, siis ma tunnen, et ma olen kuskil. Räägin teile natuke autorist, räägin teile natuke, millistesse žanritesse see raamat kuulub ja mis neid žanre iseloomustab ja mis nende taust on. Räägin raamatu valmimise taustast, nii sellest, kuidas siis raamat algselt valmis, nii palju kui ma sellest tean, kui ka siis nagu erinevate tõlgete taustast, ka inglisekeelse tõlke taustast ja siis eestikeelse tõlke taustast. Ja omapoolseid mõtteid, et miks seda võiks lugeda ja kellele soovitaks lugeda. Ja räägin ka natuke adaptsioonidest, kui te tahate kuulda, sest sellest on hästi palju hästi erinevaid adaptsioone tehtud. Ja sisu ma üldiselt katsun pigem mitte spoilerdada. Nii et ma ei räägi ette, kes ära sureb ja kes ei sure ära. Ja muidugi raamat algab lausega, et peategelane. Jah? Loodetavasti siiski mitte. Et raamat küll algab lausega, et peategelane. Et peategelane on surnud, aga üldiselt üritan mitte sisu liiga palju ette rääkida. Ja ma tegelikult tahtsin saada publikust kõigepealt mingit ülevaadet, et kas kellelgi on mingi huvialane kokkupuude kas Jaapani või Hiina popkultuuriga? Okei, selge, siis ma nagu... Jaapani selle köögiga, talle vabandust ainult. Kuna ma olen isegi nagu kokana töötan, siis... Väga lahe. Väga super. Siis ma räägin iseenda taustast natuke, siis te teate, millised on minu mõjutused ja kes ma olen ja miks ma räägin nii, nagu ma räägin. Mul on ajakirjanduse ja kommunikatsioonikraadid ja ma olen kirjutanud ise mõned ulmejutud Reaktorile, kes ma saan aru on ka seotud Eesti ulmega ja selle üritusega. Ja siis ma olen võtnud selliseid kursuse nagu Hiina kõnekeel, Hiina ärikeel ja kultuur ja siis tavalist, kui ma räägin hiina keeles, siis Mandarin Chinese ja lihtsustatud hiina keel, mida siis räägitakse selles suures Hiina, täisnimega Hiina demokraatlikus rahvavabariigis, selles suures Hiinas. Kuigi seal räägitakse ka palju erinevaid keeli. Ja siis ma olen natuke õppinud Aasia filosoofiat ja ka jaapani keelt. Ja üldiselt minu isiklik fookus on hästi palju popkultuuril ja fännikultuuril ja ma tegelen hästi palju, olen tegelenud tööalaselt fännikultuuri ja popkultuuriga ja ülikooli uurimuste alaselt. Ja siis loomulikult olen tõlkimisega ka tegelenud. See on esimene romaan, mille ma olen tõlkinud. Üldiselt ma olen tõlkimisega tegelenud ajakirjanduse kontekstis, turunduse kontekstis, dokumentatsioonide kontekstis ja mingites sellistes, popkultuuri kontekstis ka. Ja ma olen toonud välja lihtsalt mõned oma lemmikkirjanikud ka. Ja nüüd ma räägin teile autorist, kelle kirjaniku nimi on Mo Xiang-Tongxu ja see on ta kirjaniku nimi, mitte tema kodaniku nimi ja tõlkub siis millekski selliseks nagu tindilõhn ja rahahais.
ja väidetavalt see on tema ema ütlus tema kohta, et tal ühes käes on rahahais ja teises käes on tindilõhn. Tahtis siis minna õppima kirjandusalaseid asju, aga läks ikkagi lõpuks õppima majandust. Ja temast on üldiselt hästi vähe teada. See on kõige detailsem pilt, mis meil temast on. Kui te internetis tema kohta otsite, siis temast on tõlgitud pigem üksikud intervjuud, üks jaapanikeelne intervjuu pikem ja palju tema nagu selliseid arvamusi tema enda kirjutatu kohta võetakse tema Weibo kasutajast, mis on siis sotsiaalmeedia platvorm, mis sarnaneb kõige rohkem võib-olla Twitterile või X-ile. Ja ka tegeles kirjutamisega lapsest saati ja tahtis tegelikult algselt saada mangakaks. Ja kirjutamisega alustas fanfictionist, D. Greimani fanfictionist. Ja siis siin on ka mõned sellised tema jaoks inspiratsiooniallikad. Teda on ka inspireerinud erinevad Hiina õudusfilmid. Et kui lugeda temaga intervjuud, siis Hiina õudus on ka üks selline väga tugev inspiratsiooniallikas tema jaoks, mis tuleb ka raamatu sisust selgelt välja. Ja üldiselt tema inspiratsiooniallikaks on kõik sellised loomeinimesed, kes hetkel tegelevad oma loomega Hongkongis. Ta on kokku kirjutanud 3 romaanisarja, see on neist teine, keskmine. Kõik tema romaanisarjad on küllaltki pikad ja tegelikult hoopis algselt veebis avaldatud. Esimene on 4 raamatut, see on 5, täna siis esitleme esimest ja viimane on 8 raamatut pikk. Ja see lugu siis, antud raamat kõige rohkem kuulub wuxia ja tähendab seanssia ja danmei žanrisse. Et seanssia on siis wuxiaga hästi tihedalt seotud. Üks Hiina kirjanduse vanimaid žanre, sellised, kus kangelased võitlevad kurjuse ja ebaõiglase vastu ja võitluskunstide teemat ja just nagu seda korruptsiooni teemat ja et poliitikud on korrupeerunud. Ja see on siis selle fantastilisem variant, et seal on rohkem maagilisi elemente. See sõltub nagu millisest allikast küsida, et mõni ütleb, et wuxias ei tohi üldse olla mingeid maagilisi elemente, sest ta ei ole wuxia. Aga mõni ütleb, et ka wuxias on maagilisi elemente. Ja seal on ka tegelikult raske nagu väga selget piiri panna, sest et tihti need asjad puudutavad filosoofiat ja uskumusi ja seal on nagu sellistes küsimustes raske paika panna, et kui inimesed reaalselt uskusid neid asju, kas see on siis fantaasia või ei ole, kui me praegu nagu ei usu nendesse. Et seal seda teravat piiri ei saa nagu hästi tõmmata. Ja danmei žanri näide on siis see ka. Danmei on siis armastuslugude ja meestevahelise romantika žanr, mis on põhiliselt mõeldud naislugejatele, aga loomulikult tegelikult kõik võivad lugeda. Aga ta on siis suunitlusega pigem naistele, pigem peetakse naistekirjanduseks ja autorid on ka enamasti, aga praegune kirjanik on naine, ma ei maininud seda ja see võib-olla ei tulnud ka pildi pealt nii selgelt välja. Et on naiskirjanik. Seanssiast siis natuke, nagu ma juba mainisin, maagilisuse teema ja võitluskunstid. Ja seanssial on teatud toimimise alused, mis on žanriülesed, et ükskõik milliseid
neid romaane lugeda, seal on teatud asjad, mis on igas alati olemas ja need võivad väga erinevad olla, aga mingisugused terminid on alati olemas. Tegelasteks on alati kultivaatorid, kes siis, see oli ka suur küsimus, et kuidas me neid tõlgime. Ja miks nad on siis niimoodi tõlgitud, nad kultiveerivad oma vaimu, keha ja võimeid. Et võib-olla kõige rohkem sarnanevad maagidele, aga nad on väga konkreetselt nagu sellistel alustel toimivad maagid, nagu selles žanris on. Et neil on palju erinevaid võimalusi selleks, kuidas nad oma maagilisi võimeid arendavad, palju erinevaid teid, aga seal teatud loogika, näiteks läbi selle, kuidas läbi meditatsiooni energiat liiguvad, on väga selgelt seotud ka üleüldiste filosoofiatega, mida ka nagu päriselt harrastatakse ja samas on väga selgelt ühesed žanriüleselt. Et tavaliselt neil on kuldne tuum, mida nad siis läbi nende maagiliste võimete arendamise arendavad iseendas ja siis neil tekib see ja see on siis justkui nende maagia allikas, mida nad kasutavad ja kus nad kultiveerivad seda energiat. On nende jõuallikas. Ja neid võimalusi on siis hästi mitmeid, kuidas seda teha ja tavaliselt siis lugudes on mingisugused sellised kas teemonlikud või pahemad ja siis sellised hästi vooruslikud teed ja siis need vooruslikud teed lähevad ka selliste vooruslike moraalidega kokku enamasti. Ja kultivaatorid moodustavad sellise ühise ühiskonnaklassi, nad elavad nagu muust maailmast mõnes mõttes eraldi, et neil on seal omavahelised poliitilised intriigid ja omavahelised võimuvõitlused ja asjaajamised, aga samas on nad väga loogiliselt ja väga tugevalt seotud tavamaailmaga selleks, et nende eesmärk on võidelda kurjade vaimude vastu ja nad tegelikult peaksid ideaalis teenima ühiskonda. Et nad on sellised spetsialistid, kelle poole pöörduda. Kui sul kodus kummitab, siis sa pöördud kultivaatori poole, siis sõltuvalt sellest, kui kõva tegija ta on, ta teeb sulle hinnapakkumise. Ja siis loomulikult need, kes siis tegelevad seal väga puhaste ja heade teedega, võib-olla aitavad inimesi ilma selleta, et neile maksta, see sõltub nende poliitikast, aga põhimõtteliselt nende eesmärk on selles, et kui kuskil on probleeme mingite tumedate jõududega, siis nemad tulevad ja aitavad lihtrahvast nende tumedate jõududega. Mingisugused vaimud, vaime on tohutu erinev hulk, koletised, teemonid, kõik sellised halvad asjad saab nende poole pöörduda ja nad tulevad ja aitavad. Aga samas nad siis ka võitlevad enda omavahel ja neil on omavahelised võimuvõitlused ja nende maailm jaguneb sellisteks sektideks ja neil on siseintriigid. Ja see on nagu enamasti seanssias alati, et need sektid on erinevad, kuidas need toimivad, kuidas need kujundad on, kuidas see maagia täpselt toimub, aga enamasti see ühiskonna korraldus ja see mõte kindlasti, et nende kultivaatorite ideaal on selles, et nad tulevad ja aitavad inimesi kurjadest jõududest vabaneda. Ja nad ka, oma au ja prestiisi ja tuntust koguvad läbi selle, kellest nad on võitu saanud. Mõnikord siis ka nagu üksteise suhtes lähivõitluses, aga tihti ka nagu läbi selle, et ta on mingi väga suure ja võimsa teemoni alistanud, siis ta on nagu hästi, hästi kõva. Ja kultivaatorid on pigem mehed, see on nagu selline meestekeskne eriala, aga naised võivad ka olla. Et naisi lihtsalt on selles elualas vähem, aga nad on olemas
Ja tegelikult on ka teine vastuseks Dan meile, mis on meestevaheline romantika, on ka Baihõ, mis on naistevaheline romantika. Ja seal võib ka olla kultivatsiooniromaane, nii et võivad olla küll naised ka. Ja mütoloogilised elemendid on kindlasti alati olemas. Ümbersünd ja uuesti sünd, siis budistlikest ideedest tulenevalt on hästi tihti teema ja enamasti alati võimalus. Ja kultuurilised mõjutused tulevadki budismist ja taoismist ja konfutsionismi mõjutused on pigem sellised, et kui sa tead neid otsida, sest et Hiina ühiskond üleüldiselt on konfutsionismist väga tugevalt mõjutatud, aga need on pigem sellised mõjutused, mida nagu väga kergelt minu meelest ei näe, aga need on kindlasti seal olemas. Ja tegevus toimub siis alati kuskil kauges minevikus. Tegevus toimub enamasti enne seda, kui Hiina oli ühtne riik. On selliseid romaane ka, mis panevad väga konkreetselt paika. Tegevus toimub aastal 525. Ja on ka selliseid, kus on täiesti ehtsad poliitikud, kes on tol ajal valitsenud, on siis nagu päris inimesed ka tegelased. Aga antud romaanis ei ole konkreetset ajaarvestust, ei ole teada konkreetselt, mis hetkes toimub lihtsalt kuskil kauges Hiina minevikus. Jah, kohad on päriselt olemas. Ja Tsiist ma vist ka ei rääkinud, aga põhimõtteliselt see on see energia, mis neil kehas ringleb. Ja Tsi-hälbed on siis see, kuidas kultivaatorid enamasti surevad. Et teine variant, et keegi pussitab neid, et lööb nad maha. Aga üldiselt siis, kui neil selle sisemise energiaga mingisugused probleemid on. Sest et kui sa oled nagu tugev kultivaator, siis sa enam mingist hetkest ei vanane, siis sa näed kogu aeg samasugune välja. Või siis sa hakkad hästi aeglaselt vananema, see sõltub ka nagu kultivatsiooni romaanist, aga enamasti nad nagu vanadusse väga ei sure. Et jah, see reeglistik sõltub hästi palju siis sellest, kes on autor. Ja maagilisuse aste on ka erinev, et mõnes romaanis nad on hästi maagilised ja suudavad telepaatiat kasutada ja üksteisega nagu rääkida ja igast asju ja mõnes on nagu lihtsalt suht siuke nagu tavalised inimesed, aga siis lendavad mõõkadega vahepeal. Et jah, siis teemulliku tee suurmeister konkreetselt ei toimu kindlaks määratud ajastul ja ei püüdle ka väga täpset ajaloolist täpsust. Et autor on nagu öelnud selle kohta ise mõnes intervjuus, et ta võttis seda meelega väga vabalt. Et seal on asju, mida nagu sellel ajastul kindlasti olemas ei ole, näiteks tšilipipred, nagu nendes paigus teatud sorti tšilipipreid. Et see ei ole nagu ajaloo õppimiseks hea variant. Ja ta segab ka meelega kokku erineva ajastu, näiteks arhitektuuri elemente, et ta on täiesti teadlik selleks, et ta seda teeb ja see on meelega. Terviseks. Aga toimub jah päris kohtades. Et internetist on võimalik leida ka neid kaarte, kus millised sektid asetsevad ja kohad on päriselt Hiinas olevad kohad. Aga ei sisalda ka see romaan siis selliseid suurkujusi. No, siin vahepeal võib-olla mainitakse kedagi, aga otseselt tegelastena ei ole kedagi, kes oleks päriselt poliitik olnud sel ajal või. Ja hästi palju viiteid on klassikalisele luulele, nii et kes oskab hästi selliseid Hiina või ka Jaapani klassikalise luule motiive ära tunda, siis neid motiive on hästi palju. Ja palju muusikalist kultivatsiooni, mis võib-olla
on teistsugune tavalisest seansist või nagu mida mina isiklikult olen vähem näinud, on siis see, et nad mitte mõõkadega ei tee ainult võitlemist, kuigi nad võitlevad ka mõõkadega, vaid siis peategelane ka kohati läbi flöödi ja teine peategelane siis läbi kuutsini, mis on siis tsitter, 7-keeleline. Ja on ka teisi tegelasi, kellel on flöödid ja et selline muusikaline maagia, see energia tuleb. Sest mul on tunne, et seal on mingisugune vahe. Ma ei ole muusikaalaselt väga tugev, aga mul on tunne, et kannel on ikkagi natuke teine pill. Aga jah, no põhimõtteliselt jah. See on rohkem keel. See on 7 keelega, ta vaadake pika kujuga. Aga võrdle kiukandaga. Ma natuke uurisin nagu selle kohta küll tol hetkel, kui ma seda tsitteriks tõlkisin ja seal oli nagu vahe, et teda üldiselt ikkagi päriselt kandlaks ei nimetata, aga üks on muidugi suur, teine lühem. Aga nüüd hetkel ma ei oska peast öelda, mis need vahed täpselt on. Ja ühesõnaga sellist nagu mitte mõõgaga otseselt kultivatsiooni on. Tegelased on pigem noored ja pigem sellised tajutavas vanuses. Selles suhtes, et keegi ei ole 800 aasta vanune, et pigem on, aga ütleme nendest peategelastest, kellega nagu enamasti tegemist tuleb, on ikkagi pigem kas siis lapsed ja teismelised või siis 20-ndates või 30-ndates või sealt natuke vanemad, aga ikkagi sellises vanuses, mida on nagu võimalik ette kujutada ja ise kogeda. Ja maailma ülesehitus minu meelest on kergesti hoomatav, kui nagu võrrelda teiste žanri näidetega. Et see on kindlasti suhteline, et kui see on esimene žanri näide, mida lugeda, siis võib-olla ei mõju nii kergesti hoomatavalt, aga minu meelest võrreldes teiste žanri näidetega on küllaltki arusaadav, ta küllaltki palju seletab asju lahti ja inimesed on nagu päris inimeste moodi. Siis ma mõtlesin, me peame vahepeal mainima ära, kes on peategelased, seepärast, et ma vahepeal viitan neile ja siis te peate, või teil on lihtsam, kui te teate, et Wei-Wuxian on raamatu pealkirjas viidatav tegelane, ehk siis tema on see, keda kutsutakse teemonliku tee suurmeistriks. Ja ta on energiline ja naljatlev ja leidlik ja emotsionaalne ja hästi avatud. Ja Lan Wangji on siis kasvanud sellises ranges paindumatus, küllaltki piiratud reeglistikus, kus siis neid reegleid on tuhandeid. Ja on kas siis tõenäoliselt osaliselt selle tulemusena, tõenäoliselt lihtsalt inimesena pigem kinnine ja vaikne. Ja nad on siis sellised peategelased, kes mõjuvad esmapilgul täielike vastanditena ka visuaalselt. Neid tavaliselt kujutatakse siis alati ühte mustas ja teist valges või helesinistes toonides. Aga kellel siis nagu tegelikult ideaalide põhi on neil küllaltki sarnane. Ja siis ma räägin natuke Danmei taustast, kus ta tekkinud on. Erinevalt seanssiast, mis on siis küllaltki vana žanr, siis Danmei on küllaltki uus žanr. Ta on saanud inspiratsiooni väga otsest Jaapani BL-ist ehk siis poislavist, mis hakkas ilmuma esimesed teosed 70-ndatel. Ja BL võib olla ka anime ja manga, ta ei pea tingimata romaan olema. Ja esimesed Danmeid ilmusid veebilugudena 1990-ndatel. Ja Xinjiang Literature City, mis on see platvorm, millele antud teos on algselt avaldatud,
asutati aastal 2003 ja seda üldiselt peetakse ka kõige suuremaks Tanmei platvormiks. Kuule, räägi paari sõnaga Hiina kommunistliku partei seisukohast Tanmei suhtes. Ma jõuan selleni ka. Et siis kõik Moosjan Tonsju teosed on algselt ilmunud sellel veebiplatvormil, veebilühijuttudena ja nad avaldavad sellel platvormil järjejuttudena neid lugusid. Et te saate Eestist ka ligi sellele linkile, kui tahate minna. Seal on siis peatükid ja esimesed peatükid, ma just vaatasin, et Modao puhul vist esimesed 24 peatükki on tasuta ja siis ülejäänutele tuleb teha kasutaja ja seal on siis niisugune sulgudes VIP kirjas ja siis sa maksad selle juurdepääsu eest ja siis sa saad lugeda neid jutte ja saab ka autoritele tippi jätta, kuidas ma seda nimetan. No, ühesõnaga neile saab seal raha jätta. Et seal siis peamiselt on romantika ja just Tanmei ja nad on Tanmei just ümber sõnastanud pure love'iks ehk siis puhtaks armastuseks. Oli vahepeal mingi ümber sõnastamine. Ja see antud teos ilmus algselt aastatel 2015 kuni 2016, kuna ta ilmus järjejutuna, siis ta ilmus niimoodi. Ja siis seejärel ilmusid lisalood ja pärast ilmusid veel viimased lisalood, ehk siis kõige viimased asjad tegelikult kirjutati 2018. aastal. Aga siis tõesti tegemist ei ole tsensuurivaba keskkonnaga. Tegemist on keskkonnaga, mis peab järgima Hiinas kehtivaid tsensuuriseadusi. Kui sinna lehele minna, siis seal on all ilusti, liigub ka kogu see info, kuhu sa võid teatada, kui miski, mis sellel platvormil avaldatud on, ei vasta tsensuurile. Ja põhiliselt ta siis kasutab enesetsensuuri ja pealekaebamist. Et autorid ise peavad tunnetama, kas nende lood vastavad tsensuurinõuetele ja nad pigem ise on ettevaatlikumad siis selles osas. Ja teine variant on, et neid saab peale kaevata, mis muidugi viib selleni, et kui mingid lood on väga populaarsed ja kui nad mingitele inimestele ei meeldi, siis nende peale kaevatakse nagu massiliselt, ükskõik, kas sellel on siis reaalne alus või ei ole. Ja paljud populaarsed lood pannakse selle tagajärjel lukku või siis pannakse peatükkide kaupa lukku, et kui mingisugused peatükid ei sobi, siis lähevad ainult need peatükid lukku ja neid ei saa seal enam vaadata. Ja seda ka Moosjan Tonsju puhul, et tema lood on hästi pikalt olnud seal lukus. Vahepeal oli nii, et neid ei olnud üldse võimalik nagu originaalidena mitte mingil viisil seal leheküljel näha. Tsensuur on siis, sellised tsensuuri karmistumise lained on olnud 2014 ja 2021. Ja nüüd nad on seal olemas, aga seal on võimalik näha kõikide peatükkide taga, millal neid on viimati toimetatud. Ja seal on näha, et väga palju peatükke on viimati toimetatud 2016, ehk siis millal asi algselt välja tuli. Ja väga palju peatükke on toimetatud aastal 2024, mis tähendab, et sealt on asju ära võetud. Ja seal on reaalselt lihtsalt paljudest peatükkidest paljud osad ära võetud, neid ei ole enam võimalik seal lugeda. Aga siis füüsilise raamatuna avaldas ta esmakordselt tsenseerimata Hiina Vabariigi kirjastus Pinsin Studio
aastal 2016 ja see oli siis täisvariant ja sisaldas ühte seni avaldamata lisalugu ka, mida ta siis sinna veebiplatvormile ei olnud pannud ja ilmus 4 raamatuna. Ja siis alles aastal 2018 ta siis ilmus esimest korda füüsilise raamatuna siis suures Hiinas või kuidas ma seda nimetan, mainland, selles Hiinas, millele te esimesena mõtlete tõenäoliselt. Hiina Rahvavabariigis. Ja seal ta ilmus üldse ainult 42 peatükki, tal on kokku selle algse veebivariandina üle 100 peatükki. Nii et ta ilmus ainult väike osa, põhimõtteliselt ainult esimene raamat ja täiesti teise pealkirja all. Et pealkiri Wuchi, kui te näete, siis on ka täiesti teistmoodi kirjutatud. Ja see oli siis tsenseeritud variant ja siiamaani on see ainus variant, mida seal on siis, et see tsenseerimata hiinakeelsed variandid on Hiina Vabariigis ilmunud, ehk siis Taiwanis tihti kõnekeeles öeldakse ja mitte siis mujal. Ja need variandid, mis on siis Pinsin stuudio avaldatud tsenseerimata, nendele siis põhinevad ka enamik lääne tõlgetest, kui me hakkame rääkima ingliskeelsest tõlkest. Ja need on kirjutatud traditsioonilises hiina keeles, mis on lihtsustamata. Tähendab, jah, nad on põhimõtteliselt kirjutatud ümber, sest et algselt nad on kirjutatud lihtsustatud hiina keeles, aga siis tsenseerimata variandis, nad on küll tsenseerimata, aga tähestik on siis traditsioonilise hiina keele tähestikuks ümber tehtud. No, kuna žanr on meestevaheline romantika, siis meestevahelist romantikat. No, seksitseenid absoluutselt. Aga ma ei ole lugenud tsenseeritud variante, selles suhtes ma ei oska nagu täpseid vastuseid anda, aga üldiselt nagu kõik, mis läheb liiga romantiliseks. Ta pigem siis tsenseeritud variantides, ta viitab sellele romantika olemasolule. Minu meelest tema nagu romaane tsenseerida on kohutavalt raske, sest et ta ei ütle väga midagi nii väga ümber nurga, mis nagu romantikat puudutab. Et tõenäoliselt see on ka põhjus, miks ainult esimene raamat on paberis ilmunud, sest et lihtsalt väga ei ole võimalik. Oma teist 2 raamatusarja ta on ümber kirjutanud selleks, et nad oleksid saanud ilmuda. Et teised 2 raamatusarja on ilmunud, aga neil on siis spetsiaalne ümberkirjutatud variant. Siin on ka mingid uued osad juurde kirjutatud, et sealt ei ole ainult ära võetud, sest muidu ilmselt paistaks liiga lühike. Ja järgmised osad siis lükati edasi, kogu aeg lükati edasi, kuni siis lõpuks pandi nad kõik seal veebiplatvormil kinni. Nüüd nad on siis seal olemas tsensuuritud kujul, aga raamatuna ei ole endiselt ilmunud. Ja siis Hiina Vabariigi variandis ilmus Collector's Edition 2019. aastal ehk siis kollektsionääridele mõeldud variant, mis oli illustreeritud. Ja 2020. aastal siis selline variant, mis sisaldas ka kõiki neid hiljem avaldatud lisalugusid, et kui te vaatate siin kuupäevi, siis 2016. ta ei olnud veel kõiki lisalugusid kirjutanud, et ta kirjutas viimased 2018 ja see Side Stories siis sisaldab ka kõiki neid hiljem tehtud lisalugusid. Ja aastal 2021 hakkas ilmuma esimene inglisekeelne variant, mis siis oli ka just see tsenseerimata variant.
kui me räägime sellest, millest raamat kõneleb, siis see on ülimalt laialt defineeritav ja sõltub sellest, kellelt küsida. Autori sõnul ta alguses hakkas üldse kirjutama lugu kättemaksust. Siis ta kirjutas loo valmis ja vaatas, et kättemaksu eriti ei ole. Et lugu ei ole nagu nii palju kättemaksust, et võiks öelda, et see on lugu kättemaksust. Aga seal on kindlasti müsteerium, seal on üks suur läbiv müsteerium ja palju väikseid müsteeriume, mis tulevad välja ja on niisuguseid intriige ja poliitilist fantaasiat ja mõrvu ja armastust ja komöödiat ka, et ta vahetab hästi tugevalt tonaalsust ühest peatükist täiesti nagu teinekord loogiliselt, aga ootamatult. Hästi suur rõhk on inimeste ja tegeliste vahelisele suhetele, igat sorti suhetele, mitte ainult romantilistele suhetele, vaid vendade ja õdede vahelistele suhetele, perekondlikele suhetele, et igasugused inimsuhted on nagu see, millest kõik igal juhul alguse saab. Mul on lugenud arvamust, et selle raamatu teemaks on kohusetunne, duty. Jah, miks mitte? Miks mitte? Et lihtsalt minu meelest selle raamatu kohta on niivõrd palju, niivõrd erinevaid arvamusi, et ma aeg-ajalt näen neid arvamusi väga palju, sest ma olen selles fännluses väga aktiivne ja siis ma aeg-ajalt näen mõnda arvamust ja nagu, et okei, nii võib ka arvata. Ma ei oleks eluski niimoodi arvanud, aga nii võib ka arvata. Jah. Ja ütle, aga kui palju paistab välja, et see on kirjutatud järjejutuna, et kui see nüüd nagu raamatuna kätte võtta, häirib? Ma arvan, et ei häiri, sest et kui sellest ilmus ingliskeelne variant, siis ta on ikkagi toimetatud nii, et ta mõjuks raamatuna ja üldiselt enamus lääne tõlkeid võtavad nagu selle osa sellest toimetusest kaasa endaga. Et see ingliskeelne variant seadis nagu enam-vähem standardi sellele, milline võiks olla Tanmei tõlge ja milline ta raamatuna võiks välja näha. Et tal on nagu näiteks selles variandis on oluliselt vähem peatükke kui veebivariandis. Peatükid on pikemad ja küllgi need peatüki lõikekohad on samad, mis nad on veebis olnud, selles suhtes, et kui peatükk lõpeb, siis ta lõpeb samas kohas, milles mõni veebipeatükk on lõppenud, aga seal on mitu peatükki kokku ühe peatüki alla pandud. Seal on võib-olla selles osas, et tal on hästi palju cliffhangereid peatükkide juures, et peatükid kipuvad lõppema väga põnevas kohas, et sa oleksid motiveeritud järgmise peatüki ära ootama ja järgmise peatüki eest maksma. Et võib-olla selles raamistikus, ma ei tea, kas ma jõuan selleni, aga minu jaoks ta on tema romaanidest kõige läbimõelduvam ja kõige rohkem selline, kus tulevad otsad ilusti kokku. Et mulle väga meeldib taevas ametliku õnnistus ka, aga seal on nagu selgelt näha, et ta mingi hetk oli nagu, et okei, ma olen nüüd nagu hullult pikalt kirjutanud, nüüd oleks aeg otsad kuidagi kokku võtta. Ja need otsad ei tule võib-olla nii puhtalt kokku, et siin nad tulevad hästi puhtalt kokku. Ja teine on ta debüütromaan, mis mulle ka meeldib, mille puhul on võib-olla see, et seal on teda ennast kõige rohkem näha. Et seal tema enda mõtted ja tunded tulevad selgelt esile. Mida nagu siin ei ole, mis kõiki ei häiri ja mind ka ei häiri otseselt lihtsalt. See võib-olla nagu teatud määral näitab, et see on tema debüütromaan. Ingliskeelne variant seab soovituslikuks vanuseks 17+. Kui nagu niisugust verd ja vägivalda ja mõrva ja selliseid seksi üldse ei kannata,
siis võib-olla ei ole nagu nendele inimestele, samas ma ei ütleks, et mul oleks nagu väga-väga kõrge valulävi selles osas ja mind ei häiri. Et ma arvan, et kui keegi paneks kõik need temaatikad, mis seal nagu võivad häirida kuidagi nimekirja, siis mul tekiks tunne, et ma ei taha seda lugeda, aga kuna see on hästi pikk lugu ja seal ei ole seda nagu kogu aeg läbivalt ja ta on oluline nendes hetkedes, kui ta on looliselt loogiline, siis mind isiklikult seal on nagu vähe kohti, mis ma ei saa öelda, et seal ei ole ühtegi kohta, mis mus ebamugavust ei tekitaks, siis ma valetaks, aga nagu ta on raamat, mida ma tahan korduvalt lugeda. Ja ma arvan, et kõige keerulisem või selline tagasiside, mida ma nagu kuulen kõigilt, kellel ei ole Hiina kultuuriga üldse mingit seost, on see, et issand, see on nii keeruline, neil on nii palju nimesi. Sest et nende nimed on Hiina nimed, sest tegevus toimub Hiinas ja neil on viisakusnimed ja sünninimed ja tihti ka hüüdnimed. Ehk siis ühel tegelasel võib olla 3-4 erinevat nime, millega neile viidatakse, sõltuvalt sellest, kes neile viitab. Et mingisugune teatav huvi teiste kultuuride vastu, ma arvan, et oleks vajalik. Tekst on hästi mitmeti tõlgendatav. Ma ütlesin siin seda, et see romantiline aspekt ei ole. Ta on hästi selgelt romantiline, et kui ma ta esimest korda kätte võtsin, siis ma arvasin, et Hiina autor, kui palju tal ikka lastakse romantikat kirjutada. Eriti nagu meestevahelist romantikat. Ja kui te esimese raamatu läbi loete, siis te võib-olla ikkagi veel mõtlete seda, aga mida aeg edasi, see on väga selge seal, et sellepärast ei pea muretsema või seda ei pea arvama, et seal sellest ei ole, aga kõik sellised igasugune muu temaatika on tihti nagu nii, et sa võid ise arvata, mis on selle tegelase motivatsioonid või kas ta siis tegi seda või mitte. Et jutustaja vaatepunktid on nagu parajasti selle ühe või teise vaatenurga alt, tihti ka näiteks rahvamassi vaatenurga alt, mis tähendab, et kõik, mida öeldakse, ei pruugi tegelikult nii olla, see on lihtsalt selle inimese tõlgendus sellest olukorrast. Ja pärast võib välja tulla, et tegelikult oli midagi teistmoodi. Et ma arvan, et ta ei sobi nagu näiteks siis, kui üldse romantikat ei kannata, aga samas ka siis ei sobi, kui nagu ainult väga romantilist asja tahaks lugeda. Sest ta on ikkagi väga palju seda müsteeriumi osa ja sellist põnevust ja actionit. Jah. Oota, ütle uuesti. See sõltub autori, osad autorid kasutavad seda platonilisena, mitte. See on tõlgendamise küsimus. See on autori enda ütluse järgi on nad platonilised selles raamatus. Ja ma ei näe põhjust, miks ta peaks valetama selles suhtes, et ta ei peida nagu ülejäänud romantilisi suhteid. Aga samas ma nagu näen, miks võib-olla vahest inimesed tahavad tõlgendada nende omavahelisi suhteid romantilisena. Nii et ma ei saa ka öelda, et see oleks vale. Ma teen viktoriine selle sarja fänniklubile ja seal ma olen pidevalt selle küsimuse ees, et kui ma panen küsimuse, siis küsimusel võiks olla ühene vastus. Ja siis ma mõtlen, okei, see on hea küsimus, mida raamatu kohta küsida. Aga mis on õige vastus? Õigeid vastuseid on mitmeid. Aga üldiselt ma arvan, et teemad võiksid olla sellised, mis kõnetavad kultuuriruumist sõltumata. Ja ta on ikkagi alguseks küllaltki lihtne. Maailma ülesehitus ei ole nii keeruline kui mõnes teises žanri
variandis ja selline hea kerguse ja raskuse tasakaal vahepeal. Tema huumor on vahepeal väga selline, et sa kujutad seda peas ette ja see mõjub peaaegu nagu sellise Ameerika sitcomina justkui, et ta võib olla väga naljakas ja väga humoorikas ja samas ka väga nagu tõsiseid teemasid seal kõrval käsitlev ja neid tõsiselt käsitlev. Aga see loob nagu sellise hea tasakaalu minu meelest. Ja romantika ja muu sisu on omavahel hästi tihedalt seotud, et minu arust neid nagu eraldada on suhteliselt võimatu. Üks nagu sisu ei saaks toimuda ilma tunneteta ja vastupidi ka ei saa ja tasakaal on hea. Ja see on uus žanr, mida eesti keeles lugeda, sest et keegi pole andmeid tõlkinud varem, nii et see on esimene ja saab lugeda ühe raamatu ja siis öelda, et ma olen kõik läbi lugenud, mis eesti keeles ilmunud on. Nii et praegu veel. Ja selles suhtes ta on ka huvitav lugeda, kui on juba varem mingid teist andmeid loetud, sest et ta mängib natuke lugeja ootustega sellest, milline see žanr peaks olema. Ta ei ole võib-olla kõige stereotüüpsem. Ta on meie näide. On sul tagasisidet Eesti LGBT? Otseselt ei ole. Mul ei ole mingisugust nagu, nad ei ole mulle ametlikku nagu pöördumist saatnud, et meie seisukoht on selline. Samas ma ise olen ka Eesti LGBT kogukonna osa, et sellega nagu selles suhtes nagu maailma mastaabis on see selline nagu lahutav teema, et ühest küljest ta on kirjutatud sellise nagu loona inimestele nautimiseks. Ta on meelelahutuslik ja ta saab läbi selle kriitikat, et ta ei kujuta neid suhteid nii realistlikult, kui võiks ja ta ei ole kindlasti nagu need ja andmeid tegelased üldiselt ei ole nagu see, et see on nüüd see, kuidas te peaksite omavahelist suhet tegema. Ta ei ole õpetus sellest, kuidas elada ja see on ka loogiline, sest ta ei ole teismelistele mõeldud. Ta ei ole selline, ütleme, suureks saamise romaan. Ja seal on seda arutelu, et ta näitab võib-olla mingeid asju problemaatiliselt või jätab halva mulje või sellise stereotüüpse mulje. Aga samas selle vastuargument on selles, et tsenseerimise koha pealt ei ole vahet. Need inimesed, kes tsenseerivad ühtemoodi, nende jaoks on see kõik ühtne kirjandus, mis väärib kõik ühtemoodi tsensuuri. Et nemad ei näe selles erisust, järelikult igal juhul tuleks kaitsta ka selle kirjanduse õigust ilmuda. Samamoodi nagu ülejäänud LGBT kirjanduse oma. Okei, siis ma räägin teile taustajuttu sellest, kuidas ma siia jõudsin. Et mina isiklikult hakkasin andmeid lugema 2002. aasta suvel ja inglise keeles oli teemalikud suurmeistest ilmunud selleks hetkeks 3 osa ja ma käisin hästi palju Soomes erinevatel fänniüritustel ja kogunemistel ja sain siis järgmise aasta alguses teada, et Soomes on selline kogukond nagu ametlik fännirühm Moosjangtonksü Suomi, kes siis teevad ametlikke fännikogunemisi ja saavad omavahel kokku ja teevad igast toredaid asju koos. Ja siis ma mõtlesin, et issand, kui tore ja ma nagu kogu aeg nägin, käisin Apollos ja need Tanmei oli tihti seal Apollo inglisekeelse kirjastuse mingi top 3-s istus nädalaid ja kuskile need raamatud läksid kellegi koju, keegi neid luges, aga meil Eestis sellist ühispinda ei olnud, kus omavahel suhedla. Ja siis ma asutasin
MXDX Estonia, Eesti fännikogukonna klubi ja grupi. Me oleme siis selle MXDX Estonia nime all kõik kokku kirjutatult Instagramis leitavad ja MXDX. Jah, MXDX Eesti on siis Facebookis ja Instagramis on siis MXDX Estonia kõik kokku kirjutatud. Et Instagramis ja Facebookis ja praegu ongi hästi nagu raske sotsiaalmeedia ka see, et kõik kasutavad erinevaid sotsiaalmeedia platvorme. Ja kui ma tahtsin nagu leida mingit sellist kohta, kus me võiksime kõik koos olla, siis on probleem selles, et kõik kasutavad erinevaid asju. Et praegu me oleme Instagramis ja Facebookis, sest ma tunnen, et seal on kõige laiem vanuseline ja inimeste nagu grupp, kes seal meid saavad jälgida. Ma ütlen sulle kohe, palju meil jälgijaid on. Ma võin Instagrami lahti teha. Minu meelest meil oli midagi seal. Ma tunnen, et ma valetan sulle, kui ma ütlen lihtsalt niimoodi. Jah, meil on 122 jälgijat. Et jah, Instagramis on meil oluliselt rohkem, Facebookis meil on suletud grupp. Et sinna saab väga lihtsalt sisse, aga lihtsalt võib-olla kõik inimesed ei taha, et kuna seal saab ka ise postitada, siis võib-olla kõik ei taha, et nende ülemus vaataks, mida nad oma kirjandusgrupis panevad üles. Et jah, meil on täitsa hästi ja saame kokku erinevatel üritustel. Aga siis 2020 me saame siis, kui meile nagu mingi võimalus antakse, et üldiselt me saame Eesti, nii tihti me nüüd päris ei õnnestu. Me kipume niimoodi saama, jah, võib-olla jah, et me kipume saama kokku Eesti sükestel popkultuuriüritustel, siis seal meile tavaliselt eraldatakse mingi ruum. Ja siis, kui midagi on, siis ma jälle üritan korraldada. Jah, et siis Tamperes oli 2024. aastal selline loeng nagu Translating Tanmei, mida pidas inglisekeelse variandi tõlk Suika. Suika on siin meie keskel, teeb südamekest kätega. Ja siis me läksime, see oli üllatavalt nagu vähe välja reklaamitud. Dragon on väga suur üritus ja neil käivad väga lahedad külalised igasuguste popkultuuri teemadest. Ja Suikat nad ei olnud nagu isegi välja reklaaminud mingisuguse erikülalisena. See oli lihtsalt nii, kui sa selle loengu peale vajutasid, siis oli näha, kes seda annab ja siis ma nagu mõistsin, et okei, ma tean seda nime. Ja me saime kokku ja meile oli tegelikult selleks loenguks antud hästi väike ajaline, kas 45 minutit äkki või? Ja me siis ei saanud, see oli selline küsimuste ja vastuste voorus tehtud kokkusaamine ja me ei saanud väga kogu oma küsimusi küsitud, nii et me läksime pärast koridori ja küsisime seal edasi ja suhtlesime seal edasi. Ja siis Soome küsimuste moderaator tutvustas mind kui Soome kogukonna ühte eestlast ja Suika siis küsib mult, et eestikeelne variant millal? Ja siis sellest me kõik alguse saime. Aga ma räägin teile natuke... Ei, ma jah, selles suhtes, et ega ma siis ei mõelnud kohe, et okei, järgmisel aastal. Räägin siis sellest, kuidas tema inglisekeelse variandini jõudis, mida tema oma loengus rääkis. Suur osa Tanmei fänne tegelikult ajalooliselt on lugenud fännitõlkeid ja enamus inglisekeelsed Tanmeid on ajalooliselt ilmunud just fännitõlgetena. Mis tähendab seda, et see kvaliteet on tohutult varieeruv.
osa nendest fännitõlgetest on see, et keegi on selle hiinakeelse teksti Google Translate'i pannud ja siis see on fännitõlge, palun. Ja kui sul ei ole ühtegi paremat varianti lugeda ja sa hullult tahad lugeda, siis osad inimesed on nõus ka niimoodi lugema. Aga fännlusel on kindlasti Tanmei tõlke puhul väga suur roll ja ka Suika alustas fännitõlkena. Ta ei leidnud ühtegi head tõlget, mis siis Teemonliku tee suurmeistrist oleks inglise keeles lõpuni tõlgitud ja ta tahtis, et Suika muidu ise elab Kanadas, aga on siis tema vanemad Hiina päritolu. Et sellepärast ta oli ise võimeline tõlkima hiinakeelset varianti väga hästi. Ja tegi algselt fännitõlke selleks, et ta sõbrad saaks lugeda, aga hakkas seda siis pakkuma erinevatele kirjastajatele, kuni siis lõpuks Seven Seas Entertainment nõustus selle raamatu välja andma. Ja see Seven Seas Entertainmenti variant tegelikult väidetavalt on ilmunud füüsilisel kujul Tanmeid ka teistelt kirjastustelt. Aga Seven Seas alustas siis Mo Xiang-Tongxu romaanidega, see olid esimesed inglisekeelsed Tanmeid, mis nemad välja andsid ja antud hetkel on nemad kõige tuntum ja suurem kirjastus, mis inglisekeelseid väljaandeid välja annab. Ja see nagu mingil määral Suika tõlge kindlasti paneb sellise alusega nagu teistele lääne tõlgetele, et kui me arutasime selle raamatu tõlkimist, siis esimene asi, mida mina talle ütlesin, et minu hiina keel ei ole nii hea ja siis ta ütles mulle, et aga teised variandid on ka Itaalia ja Prantsuse ja on ka läbi inglisekeelse variandi tõlkinud. Pluss seal on see probleem, et millist varianti sa siis lõppkokkuvõttes tõlgid. Jah, et ühesõnaga arutasime temaga ja ta oli hästi toetav ja kui ta ei oleks nagu nii kohutavalt sõbralik ja tore olnud, siis ma ei oleks, ma arvan, kunagi seda ajama hakanud, sest ma ei oleks nagu ise selle peale tulnud, et hei, aga tõlgiks. Ja sain siis ka temalt kontaktid, mille ma siis algselt edastasin ühele meie fänniklubi liikmele ja siis jõudsime kirjastuseni Fantaasia ja siis kui siis sai selgeks, et oleks võimalik teha, siis tegime läbi Hooandja projekti Hooandjate rahastusega. Ja pildid on siis, või kaanepildi on siis Liis joonistanud ja on see originaalne pilt selles suhtes, et ühelgi teisel variandil ei ole seda pilti. See on küllaltki tavaline, et erinevatel variantidel on erinevad pildid. Ingliskeelsel variandil on ka sisupildid, sees illustratsioonid, aga see tegelikult ei ole alati. Et hiinakeelsetel variantidel algselt ei olnud, jaapanikeelsel variandil ei ole. Et näiteks küll Prantsuse ja Saksa omadel on mingid hästi ilusad pildid, aga tingimata alati ei ole sisuillustratsioone. Ja lisaks siis on meil ka hiina keele nõuandja olnud, kui te vaatate raamatu sisse, siis näete, et Laila andis meile nõu hiina keele osas, sest ma ise tunnen, et tegelikult mu hiina keel ei ole nüüd nii suurepärane ja ma kindlasti toetusin palju Suika tõlkele ka just selles osas, et millisel viisil lääne publikule seda Tanmeid on hea tõlkida. Siis jah, et põhimõtteliselt eestikeelse Tanmei väljaandmine on nüüd kõik Fantaasia õlul, et kui te tahate lugeda, siis siin on kogu eestikeelne Tanmei ja me praegu aktiivselt tegeleme selle juurde tootmisega, et järgmised osad tulevad ka. Aga jah, Eestis muidu üldiselt müüakse Seven Seas'i Tanmeid. Chrysostoomus on ainuke koht, kus on võimalik tellida ka mingisuguste muude kirjastuste omi, nii et te olete Tartus väga privilegeeritud olukorras selles osas, et muidugi neil saab üle Eestit tellida, aga siis ma võin teile rääkida erinevatest adaptsioonidest, kui te tahate kuulda.
kui te siis loete raamatu läbi ja kas tahate veel sama lugu teises kastmes või loete raamatu läbi ja ei jaksa üldse edasi oodata, siis ma lihtsalt räägin mõningatest adaptatsioonidest ka. 2019. aastal tuli välja The Untamed, mis ma arvan on tegelikult ta on tuntum, kui see, ma arvan, või nagu, et rohkem inimesi on seda vaadanud kui raamatut lugenud. Ta on hästi lihtsalt kättesaadav, ta on Netflixis olemas, ta on ka YouTube'is olemas, nii et tegelikult ei ole vaja Netflixi osta selleks. Ja ta on hästi, jah. No siis võib YouTube'is vaadata. YouTube'i subtiitrid on oluliselt kahtsamad. YouTube'i subtiitrid on natuke kahtlasemad, aga ajavad asja ära. Aga see on Hiinas tehtud, kas on nii? Jah, see on Hiinas tehtud. Ja see on siis nagu hästi erinev variant. Et minu isiklik arvamus on, et ta on kõige halvem adaptatsioon ja ma isegi nagu arvan, et see ei ole väga subjektiivne. Selles suhtes, et ta on adaptatsioonina kõige vähem originaali sarnane igal juhul. Mis siis nagu viib selleni, et ta on hästi armastatud ja vihatud üheaegselt, sest et inimesed, kes vaatavad esmalt sarja, ootavad raamatust midagi täiesti muud ja inimesed, kes loevad esimesena raamatut, ootavad raamatut, aga ei saa raamatut. Ta on mõnes mõttes vahetevahel adaptatsioonide puhul öeldakse, et aga võta seda kui omaette lugu. Mul on selliseid kahetisi arvamusi selles osas, et kui sa leiad, et sa tahad omaette lugu teha, miks sa siis adapteerid midagi. Aga ma ei saa talle ka seda liialt ette heita, sest siin on väga selgelt küsimus selles, et nad andsid oma parima nende võimalustega, mis neil olid ja nad ei oleks saanud riigikorrast sõltuvalt mitte midagi rohkem teisiti teha. See on väga hea kostüümidisain, väga visuaalselt lahe ja ilus, aga igas mõttes sihuke kergem ja pehmem ja mõjub pigem niisuguse seebiooperina natukene, ma nüüd solvan neid, kellel on nagu ülilemmik see ja ma tean, et see on nagu paljudel hästi ülilemmik. Aga ta on ka tempolt niisugune hästi rahulik ja teistsugune. Ja sisult, see on kummaline, sest et seal on mingisugused stseenid, mis on üks-ühele romaanist ja siis kogu ülejäänud ümbrustik on 100% teine ja siis see üks stseen, mis on üks-ühele tõstetud, ei ole absoluutselt loogiline enam selles uues kontekstis, mis sellele on antud. Aga olgu peale. Siis on veel võimalus animeeritud varianti vaadata, mis pigem jätab asju välja, kui kirjutab neid ümber minu meelest, aga muutusi on ka. Minule see variant meeldib visuaalselt kõige rohkem, lihtsalt sellepärast, et kui mina loen romaani, siis minu peas näevad need tegelased sellised välja. See on nagu üks täiesti subjektiivne põhjus. Siis on koomiksi variant, mis mul on olemas, ei ole müügiks minu isiklik. Kokku on 13 osa, 11 on väljas inglise keeles. Siis on tehtud sellest raadioteater, mis on hästi hea adaptatsioon, ülitäpne, tore hiina keeles. Tõlget üliraske leida, saada ainult läbi mingite eriliste fänni Discordi võimaluste on võimalik. No võib proovida, aga sa pead ikkagi originaali ostma sellelt raadiokanali veebilehelt. Ja siis on ka jaapanikeelne raadioteater, mida mina ei ole suutnud absoluutselt kuulata, sellepärast et jaapani keeles on see, et nad hääldavad Hiina nimesid teistmoodi
ja teistpidi käib ka, et hiina keeles Jaapani nimed, nad hääldavad hiinapäraselt, mis tähendab, et nad on täiesti teised nimed. Nad on 100% teised nimed ja see on nagu nii raske minu jaoks isiklikult kuulata. Ja siis on Jaapanis hetkel käiv lavastus, mis on mitmest osast koosnev lavastus. Märtsis tuleb teine osa välja. Esimest osa oli võimalik vaadata voogedastusena. Käisime vaatamas Soome grupiga ühe inimese kodus, vaatasime kõik koos. Võib-olla vaatame teist osa ka. Lahe casting, hästi huvitavalt lahendatud. Ja minu poolt on kõik. Ei ole tegelikult, sest et inglise keeles on ta Grandmaster of Demonic Cultivation, seda kultivatsiooni ei tahtnud pealkirja, ei mina ise ega keegi teine, sest ta on niigi selline sõna, mis kui sa juba raamatut loed, saab aru, mida seal mõeldud on ja harjub ära loodetavasti, aga ei kasutata nagu väga palju. Kuna Tao on tee, siis ma isiklikult tahtsin seda teed sinna sisse ja see kõlas ka minu meelest nagu ilusasti. Et ta on ikkagi küllaltki sarnane sellele originaali, nii palju kui palju nagu võimalik. Et see vist nagu täiesti otsetõlge oleks siis, et mingisuguse... Mis hetki see teine osa välja tuleb? Eeva vastab sellele küsimusele. Soomes vaatama. Jaa. Ma saatsin sulle, et järgmine nädal vaatan siis tagasi seda varianti. Jaa. Et selliselt peaks tulema kuskil veebruaris. Okei. No võt. Lõpus ühesõnaga. Pilt on olemas. Kas Hiinas see nagu autorile probleeme ei tekita, kui ta avaldab oma tsenseerimata looga maanile? Nõukogude liidus oli sellega autorile päris palju probleeme tekitada, kui ta oma käsikirja kusagil välismaal välja, mis selle erakeelab. No eks teda kaitseb nagu see, et väga vähe inimesi teavad, mis ta päris nimi on. Ja mina ka ei tea näiteks. Ja teine asi, mida ma tahtsin öelda midagi, et selle kohta käib väga palju erinevaid kuulujutte. On olnud kuulujutte näiteks selle kohta, et ta on vanglas olnud nende teoste kirjutamise tõttu. Selle kohta ei ole võimalik leida sellist tõestust, et ma võin teile öelda, et jah, ta on olnud vanglas. Ja mul ei ole võimalik ei üht ega teistpidi nagu öelda. Et ma võin öelda seda, et ta tegeleb endiselt aktiivselt kirjutamisega, tal on plaanis kirjutada 4. romaanisari ja ta ei ole kirjutamist lõpetanud, aga muus osas tema isiklikust elust on niivõrd vähe teada, et mul ei ole võimalik öelda, et milliseid probleeme tal on sellega tekkinud. Seda ei ole teada, kas ta on päris Mandri-Hiinast või Hongkongist? Ta peaks elama ikkagi päris Mandri-Hiinas. Väidetavalt ta elab Mandri-Hiinas. Väidetavalt ta ei ole ka Hongkongi üle läinud, kuigi ma ise ka imestan selle üle, aga ju ta siis saab hakkama kuidagi. Poolik, selles suhtes. Ta ikkagi, kui ma ka mainisin veebijuttudena, ta ikkagi kipub lõpetama peatükke sellise huvitava koha peale, et sul oleks tahtmine edasi lugeda. Kas sa soovitaks nagu sellisel oodata, kuni kõik on väljas ja siis alles lugema hakata, sest muidu ostaks äkki inglise keeles ära ja nagu kas mul tõlget ongi vaja? See on maitse küsimus, et kui on nagu jaksamist oodata, siis mina muidugi ütleks, et see on ka nagu Tanmei, inglisekeelse Tanmei puhul fännluses hästi suur arutelu, et ma tean, et on inimesi, kes, kuna seal on ka autoreid, kellel on ka 12 osa,
kes ostavadki nagu, nad ostavad need osad kõik siis ära, kui nad ilmuvad ja siis, kui nad nagu valmis on, siis loevad. Mina isiklikult, minu jaoks on seda liiga palju. Mulle meeldib lugeda siis, kui asi ilmub, siis ma loen läbi, siis ma saan natuke oodata. Kui mul on korraga vaja 12 raamatut lugeda, siis ma satub paanikasse, sest see on selline virn. Et see sõltub inimese isiklikust eelistusest. Oota, mis asja? Kas seda asja kõik asja võivad filmida teha? räägiti juba, on tehtud. Ei, ma mõtlen selle mõttes see 12 osa, mis sa hetkel ütlesite. Eks filmide tegemisega on seal üldse praegu väga palju probleeme. Et selle Untamed'i nad said tehtud, aga ega nad pärast seda ei ole väga midagi teinud. Kuigi seal Untamed'is ei ole ka nagu väga midagi jäänud sellest, aga palun. Kus ingliskeelne kogukond suhtleb? Kas on mingi dedikeeritud fännisait? Ikkagi nagu tänapäeval on, kõik kipub minema erinevatele sotsiaalmeediakanalitele. Et sõltub, mis teemal sa suhelda tahad ka võib-olla. Et mingid fännid on alati TikTokis, siis Tumblr on alati olnud selline nagu fänni sotsiaalmeedia, seal on hästi aktiivselt, kui tahta nagu fännikunsti ja mingeid siukseid asju vaadata, siis mina olen Tumblris alati. Ja tänapäeval kõik sellised fännikogukonnad kipuvad olema nagu sotsiaalmeedia peal laiali kuidagi. Et kui on mingisugused konkreetsed grupid, siis nad on tavaliselt kas Discordis või siis meil Eestis nii palju Discordi ei kasutata, sellepärast ma olen pigem Facebookis ja Instagramis, kuigi ma olen ka mõelnud selle peale, et Discordi teha, siis Discord on hästi hea selliseks fännivestluseks. Aga fanfiction, et ei ole nagu keskset kohta? Fanfiction on ikkagi minu arust AO3-s on nagu kõige rohkem fanfiction. Ja ta oli ka vahepeal, see peapaar oli ka mingid aastad AO3 kõige kirjutatum paar. Et nad on seal top 100 ikkagi alati nagu väga kõvasti figureerivad. Ja eks ma ise aitan ka kaasa sellele, et nad ikka figureeriksid seal. Tahad sa oma AO3 nime jagada? See on leitav, kui nagu hästi kaevata. Ma võin isiklikult seda jagada neile, kes tahavad, aga